Sel nädalal teatas Tallinna linnavalitsus, et kasutusele võetakse kaasav eelarve. See tähendab, et tallinlastel on nüüd võimalus kaasa rääkida selles, millistesse projektidesse nende linnaosa järgmise aasta jooksul investeerima hakkab. Pealinlastel on põhjust rõõmustada. Nimelt algatas Tallinna linnavalitsus esmakordselt kaasava eelarveprotsessi, mille raames jagatakse 800 000 eurot 8 erineva linnaosa vahel. Sõnaõigus, millistesse projektidesse investeerima hakatakse, jääb linnaosa elanikele. Meie peamine eesmärk on muidugi, et tallinlased tunneksid veel rohkem, et see on nende linn, nende kodu. Nemad saavad nii valida kui ka otsustada ja antud juhul ka otse valida ja otse otsustada. Elanikel tekib võimalus pakkuda välja konkreetsed ideed objektidest, mis võiksid nende kodurajooni kerkida. Praeguse plaani kohaselt algab ideekorje novembri keskel ja kestab umbes 3 nädalat. Selle ideekorje raames kõik tallinlased, aga ka tegelikult ka Tallinna külalised saavad spetsiaalses internetisüsteemis või spetsiaalses vormis koha peal linnaosa valitsustes siis kirjeldada, mis ideed nad tahaks, et linn järgmine aasta 100 000 euro eest teostataks. Ja mida täpsemalt seda ideed kirjeldatakse, seda parem. Kui kõik ideed on korjatud, analüüsib ekspertidest koosnev komisjon, kas need on ka realiseeritavad. Ideedest, mis jäävad sõelale, tehakse nimekiri ja nimekirja alusel toimub ka hääletus, mis peaks aset leidma järgmise aasta jaanuari teises pooles. Hääletada saavad kõik Tallinnasse sisse kirjutatud elanikud, kes on vähemalt 14 aastat vanad. Meie plaani järgi igal ühel hakkab olema 2 häält, et saab hääletada 2 idee poolt. Ning igas linnaosas enim hääli saanud idee saab ka hiljem järgmise aasta jooksul ka realiseeritud. Kristiine linnaosavanem Jaanus Riibe leiab, et linnavalitsuse algatus kutsuda Tallinnas ellu kaasav eelarve maandub kahtlemata väga viljakale pinnasele. Elanike soov ja aktiivsus oma linnaosa puudutavates küsimustes kaasa rääkida on suur. Ma usun, et Kristiine elanikud saavad ilmselt olema ühed aktiivsemad Tallinna linnas ja pakuvad välja erinevaid ideid. Kuigi kuna me septembris just suuremad hoovid ja haljasadad läbi käisime, siis põhiprobleemidest, põhimuredest ja eesmärkidest pilt on linnaosa valitsusel täna ees. Elanikud pakkusidki, et kui neil oleks võimalik eelarvet kujundada, siis kõigepealt nad korrastaksid pargiteed ära, rajaksid siia uue valgustuse, mis on juba vananenud, amortiseerunud ja samuti siis korrastaksid nii mänguväljakuid kui ka rajaksid treeningväljaku. Lasnamäe linnaosavanem Vladimir Svet usub, et ideid esitades võiksid elanikud lähtuda põhimõttest, kuidas muuta linnakeskkond rohelisemaks ja atraktiivsemaks. Kuidas teha nii, et meie tänavatel, meie avalikus ruumis oleks rohkem põhjuseid viibida ja oleks põhjust viibida kauem. Ja ma usun, et meie elanikele on tegelikult päris palju mõtteid ja ideid, mis saaksid sellele kaasa aidata. Ja ma väga loodan neid näha kaasava eelarve idee korjal.